Järgmine loeng, uued teemad, hakkame siis katma funktsioone ja closure'id ja lõpuks siis ka objekte ja JavaScriptis tähtsal kohal olevat keyword'i this ja veel mitut erinevat teemat. Ma võib-olla nüüd selle siis katsun siin tükkideks mingite kohtade pealt lõigata, et läheb nüüd liiga pikaks üks osa. Hakkame siis otsast peale, funktsioonid. Funktsioonid JavaScriptis välja näevad üsna klassikalised, vähemalt esimese hooga. Sellised, nagu nad kuskilt C-maailmast pärit on, üsna standardselt funktsioon, funktsiooni nimi, alustame tavaliselt siis camel case'iga ehk siis väikse tähega. Parameetrid, kui need on, tagastustüüpe ei ole, sest meil on ju teatavasti siin tüüpimata keel või nõrgalt tüübitud või dünaamiliselt tüübitud, kui päris täpne olla. Ja siis funktsiooni body või keha. Return statement pole vaja, nagu siin näites näha on, ehk kui me siia return'i ei kirjuta või ei satu return'i otsa, siis funktsioon tagastab undefined vaikimisi. Funktsioonid on skoobitud, eriti siis tänapäeval, kui kasutame letti ja const'i, ehk kõik asjad, mis te deklareerite funktsiooni sees, on lokaalsed. Te saate, nagu ikka, pöörduda välise skoobi poole, ehk siis kasutada neid muutujaid, mis on deklareeritud teie funktsioonist väljapool, aga selle skoobi sees, kus siis teie funktsioon ise on deklareeritud ja nii edasi, nii edasi. Ja nagu ikka ka teistes keeltes, saate siis funktsiooni sees deklareerida sama nimega muutuja, mis teil oli juba väljapool olemas. Ehk siis kirjutate, kas nüüd ei kirjuta, aga varjate, ehk siis shadow'd inglise keeles, varjate ära välises skoobis olnud muutuja. Funktsioonile saab saata igasuguseid parameetreid ja jällegi igasuguseid ehk dünaamiliselt tüübitud keel, mis tähendab seda, et lihtsalt on mingid muutujad ja mis nende muutujate sisu on täiesti ükstaskõik. Juhul, kui parameetrit ei kasutata, mis on JavaScriptis täiesti lubatud, ehk te võite lihtsalt osa parameetreid ära jätta, siis nagu tagantpoolt ettepoole, paremalt vasakule. Ja kui te jätate parameetri ära, siis funktsiooni sees saab see lihtsalt endale siis väärtuse undefined, mida siis võite koodis kontrollida. Ja samamoodi on siis olemas ka default väärtused parameetritele, ehk siis lihtsalt võrdusmärgiga. Ja vähe sellest, et siia te saate konstantseid väärtuseid omistada, saate te ka siin kasutada funktsioone teisi, ehk siis midagi välja kutsuda. Näiteks niimoodi getText. Ehk kui te kutsute funktsiooni showMessage välja, annate tekstile, parameetrile väärtuse esimesele, siis seda funktsiooni getText ei käivitata, aga kui te jätate väärtuse andmata, siis tekst saab endale default väärtuse, aga kuna default väärtus on mingisugune teine funktsioon, mida välja kutsuda, siis kutsutakse see välja ja mida iganes see getText siis tagastab, see muutub siis selle teksti default väärtuseks. Ehk see on kõik üsna klassikaline, võib-olla siis erisus, kuidas need parameetrid käituvad võrreldes C-Sharpi või Java või mingi muu taolise keelega. Nüüd, mis on selline funktsionaalprogrammeerimise osa, mis küll on ka tänapäeval enamikes keeltes juba olemas, on siis see, et kõik funktsioonid Javas on ka tegelikult avaldised. Ehk te saate teha täiesti sellise asja ja omistada funktsiooni mingisugusele muutujale. Ehk siin siis näiteks see say hi ja see say hi on nüüd tegelikult funktsioon. Ehk siis JavaScriptis funktsioon ei ole midagi müstilist, ta on lihtsalt järjekordne tüüp, mis on kuskil väärtuse juures defineeritud. Ja kuna ta on siis muutuja, niimoodi defineerides, siis kuna ta muutuja, siis nagu ikka te saate seda muutujat igale poole edasi-tagasi saata ja anda seda parameetrina teisele funktsioonile edasi ja teha kõike muud taolist. Ehk tavaline nagu muutuja. Ja saate siis seda tavaliselt kasutada, saate seda kutsuda, tehakse siin ka niisugust asja nagu hostingut, ehk te saate ka seda funktsioonina välja kutsuda, kui ta üldse on deklareeritud ja kõike muud taolist. Ja käitub ka samamoodi nagu muutujad, ehk kuna me oleme tavaliselt kõik strict mode'is, siis kui te deklareerite funktsiooni kuskil koodibloki sees ehk mingis skoobis, siis ta on kättesaadav ainult selles skoobis seal, aga mitte kuskil väljapool, mis on täitsa standard. Siis on meil olemas arrow functionid ehk
kes on nüüd C-Sharpi kursuselt tulnud, siis lambda avaldise nime all tuntud. Ja iseenesest on tegemist väga sarnase asjaga, aga siin peab siis natukene nüüd siis maadlema, mis ja kuidas siin erisust on. Ehk siis arrow funktsioonil, ta on anonüümne funktsioon, tal ei ole nime, ehk see arrow funktsioon tuleb alati kuhugi omistada. Ja sõnade igaste funktsiooni kõige muu asemel on siis see nool ja seejärel funktsiooni body. Sorry, mul hakkab turts peale tulema. Läks see. Ja muus osas on ta nagu standardne funktsioon, kui te kasutate loogilisi sulge, ehk teil on mitu rida siin asja, siis te peate kuskil siin return'i kasutama, et siit mingi tulemus tagastataks. Ja juhul, kui ta on üherealine, ehk siis ilma loogiliste sulgudeta kirjutatud, siis mis iganes selle üherealise koodi tulemus on, see siis automaatselt tagastatakse. Ja siin on siis igasuguseid nagu erisusi, millest me peame kuskil natuke hiljem siis räägime. Näiteks tal ei ole seda this'i seal sees defineeritud ja mida see this siis päris täpselt tähendab, tuleb siis allpool pikemalt juttu sellest. Aga need on siis kaks sellist põhifunktsiooni defineerimise viisi, mida te JavaScriptis näete. Ehk siis nimega funktsioon, expression funktsioon, kus ta kohe omistatakse mingisugusele väärtusele, ehk ta on anonüümne, selle funktsiooni nagu nime otseselt ei ole. Ja selline lambda funktsioon, mis ka ei oma nime, siia ei saagi nime panna ja see omistatakse kohe mingisugusele muutujale. Ja seal on siis väike vahe selles, kuidas osad keywordid, eriti just siis see this käitub. Ja nüüd veel üks oluline termin, mida siis peab teadma programmeerimises ja see käib nüüd kõikide keelte kohta, mitte ainult JavaScripti kohta, aga JavaScriptis on see eriti palju, on siis asi, mille nimi on closure. Ja ma olen siia nüüd üritanud kokku panna mingisuguse seletuse, mis see siis closure on. Ja kõige lihtsamalt seda closure'it vaadates, sest siin on näide sellest, selline suhteliselt triviaalne veel, siis siin selles funktsioonis pöördutakse välises skoobis defineeritud muutuja poole, count. Ehk mida iganes see funktsioon nagu tagastab, kui see lõpuks välja kutsutakse, siis ta peaks tagastama selle count'i suurenenud väärtust. Ehk ta siin seda count'i kasutab, suurendab ja lõpuks tagastab. Nüüd see funktsioon ise, mis siin defineeritud on, seda kuhugi ära ei väärtustata, vaid see lihtsalt on tagastustüüp sellest samast createCounter funktsioonist. Ja nüüd tekib siin huvitavad asjad, mille peale siis mõtelda. Kui te nüüd vaatate, mida see createCounter nüüd siis teeb, siis createCounter omistab siis sellele counter muutujale väärtuseks selle funktsiooni siit. Ja see funktsioon kasutab siin olevat muutujat. Aga seda createCounterit ennast ju enam nagu keegi justkui ei kasuta ja pole olemas ja garbage collection võiks ta nagu ära visata. Aga ometigi, kui me siin nüüd seda counterit välja kutsume, siis tulevad ilusti väärtused 1, 2, 3 ehk mälu kuskil püsib ja seda suurendatakse. Ja see ongi siis closure ehk siis funktsioon võtab need muutujad ja need asjad, mis ta on endast väljapoolt refereerinud, võtab endaga kaasa. Neist tehakse talle eraldi koopia, ehk siis selline mõttes backpack või nagu seljakott on ju. Ja see funktsioon tassib seda endaga kaasas. Ja isegi seda juhul, kui see koht, kus need muutujad on defineeritud, see välimine skoop, kui see skoop justkui ise on juba ära läinud. Selline lähenemine on siis laialt programmeerimisest tänapäeval läbivalt käigus, aga see tekitab aeg-ajalt igasuguseid segaseid küsimusi. Ehk kui te siin refereerite mingisugust, või siin funktsiooni sees, refereerite mingisugust välist asja ja see väline asi on kuidagi ära kustunud, näiteks mingi DOM-i element, mis on ära läinud või midagi muud selles vaimus, siis teie funktsioon hakkab korraga kuskil tulevikus failima. Ja tekivadki küsimused mälu kasutusest ja kas garbage collection ikkagi saab täpselt aru, kas see asi ikkagi on veel jätkuvalt alles või mitte alles ja kas seda ära visata või mitte ära visata.
õnnestub mälu, mis ta on siis memory leak tekitada, ehk siis mälu jääb lihtsalt rippuma ja vaikselt hakkab teie masin omadega kokku jooksma lõpuks. Ehk nende closure itega tuleb siis natukene ettevaatlikult nagu läheneda ja mõelda, mis siis täpselt parasjagu juhtub. Aga siis kõige lihtsamas vormis, nagu teie funktsioon, mida iganes oma funktsiooniga teete, kui ta kasutab enda sees funktsiooni kehas mingisuguseid väliseid muutujaid ja te seda funktsiooni ühest kohast teise ringiratast edastate, siis te tekitate closure'i ja peate mõtlema, et mis siis sellest mälust nagu saab. Siin on nüüd veel üks nagu näide, kuidas seda üsna palju kasutatakse. Näiteks siin siis on player score, väga sarnane selle eelmisega, aga siin juba läheb asi natuke peenemaks, me teeme siin juba objekte ja paneme objekti sisse funktsioone ja kõike muud taolist. Aga mida see siis näitab meile, on siis see, et kuidas see score muutuja muuta kaitstuks. Ehk keegi ei saa sellele score'ile otseselt kallale, see score on defineeritud siin player score sees, tema scope on siin, väljapoolt sellele juurde ei pääse, aga me tagastame siit return statement'iga on ju ühe objekti ja objekti sees on meil kaks funktsiooni. Ma peaksin siin tabuleerimist parandama. Kaks funktsiooni, increase ja get score, mis mõlemad siis tegelevad selle score'iga, üks siis tagastatav väärtuse, teine liidab sinna +10 ja ka tagastab. Aga otse keegi sellele score muutujale kallale ei pääse ja siia mingisugust muud väärtust kirjutada ei saa. Ehk ta on selline kaunisti kaitstud. Saab veel igasuguseid huvitavaid asju teha. Näituseks currymine on siin näitena. Jällegi selleks te peaksite kindlasti võtma, see ongi väga soovitav võtta, võtke funktsionaalprogemise aine endale, et sinna nagu päris sügavuti nendesse tehnikatesse minna. Aga siin on siis näha osaline väärtustamine funktsioonile. Ja mis siin toimub, vaatamise peale, kõigepealt kustutatakse välja funktsioon multiplier numbriga 2. Ja see, mida iganes see multiplier tagastab, pannakse väärtusesse double. Okei, lähme funktsiooni multiplier, factor on 2 ja siit tagastatakse funktsioon, mis võtab parameetriks numbri ja siis selle saadud numbri korrutab factoriga. Ehk tulemuseks on siis currymine ehk siis osaliselt väärtustatud funktsioon. Meil on nagu funktsioonil mingi osa parameetritest olemas ja ootab mingisugust järgmist osa endale sisse. Ehk kui nüüd kutsuda välja siis see double, siis double'il on see 2 factorisse ära salvestatud ja kui nüüd anname numbri 5, see siis läheb siia, siis me saame siit 5 korda 2 ja tuleb tõesti 10. Ehk siis tegemist on siis currymise ja osalise väärtustamisega. Ehk saab igasuguseid huvitavaid asju nagu niimoodi kokku küpsetada endale. Ja siin on nüüd paar sellist nagu tehnilisemat juttu, kuidas siis see asi siis toimub. Tegemist on siis asjaga, mille nimi on lexical scoping. Ja mis siis tähendab seda, et selle funktsiooni scope on siis defineeritud sellega või määratakse kindlaks siis sellega, kus see funktsioon on defineeritud, mitte sellega, kus seda funktsiooni käivitatakse. Ja see scope pannakse siis paika sellel hetkel, kui te oma funktsiooni defineerite ja kõik need sisemised funktsioonid seal siis saavad need välimisi funktsioone kasutada ja see siis võimaldab sellel closure'il siis nii-öelda jätta meelde see keskkond, kus ta justkui nagu loodud on. Nüüd tekib segadust natukene sellega, kuskil allpool küll räägime sellest veel rohkem ja detailsemalt, mis siis see this keyword seal teeb. Ja see tekitab siis natukene probleem, et millele see this päris täpselt nagu viitab. Ja this siis ei ole lexicali scoped, ehk ta on seda ainult siis arrow funktsioonites, see ongi siis nende arrow funktsiooni ja tavalise funktsiooni nagu suur vahe. Ja tavalise funktsiooni puhul see siis sõltub sellest, kes siis välja kutsub. Vastasel juhul arrow funktsioon võtab siis selle välisest keskkonnast. Ja see siis ka mõjub samamoodi siis ka closure'ite puhul, mis see this siis päris täpselt on ja nüüd on ka tulnud siis igasugused huvitavad
funktsioonid või extension function'id juurde JavaScriptis, mis siis võimaldavad seda this'i meile nagu kindlaks määrata. Ehk ja kuskil allpool ka me sellest peaksime rääkima, et see function, mida me deklareerime, tegelikult ei ole function, ta tegelikult nagu objektilaadne selline nagu toode. Ja kui me siin sellest funktsioonist räägime, siis siin see this, millele vihjatakse, ongi siis justkui see person funktsioon ise. Ehk me saame siis tekitada sellisel viisil selle person funktsiooni sisse endale justkui mingisuguse property. Ja samamoodi ütelda, et selle this'i sees on meil miskisugune say name, mis siis kirjutab konsoolile välja, millega tegemist on. Aga nüüd siis siin funktsioon setTimeout, mis võtab parameetriks endale ühe mingi funktsiooni, mille ta käivitab mingisuguse timeout'i pärast. Ja siin siis üritatakse seda this name'i välja kirjutada. Ja tekivad sellega need hädad. Ehk kui me seda bind'i siin ei kasutaks, siis siin ütleb ta selle this'i peale, this.name'i peale, et see on undefined. Ja seda välja kirjutada ei saa, või ta kirjutab lihtsalt undefined välja. Aga me saame selle nagu paika panna, kasutades siis nüüd JavaScripti tulnud uut extension meetodit, bind, mis siis ütleb, et sellele funktsioonile siin pane paika, et see bind võtab selle this'i väärtuse selleks ka sisemiseks this'iks selle funktsiooni sees. Ehk siis closure saab endale paika, mis see this on. Ja nüüd, kui seda päriselt siis käivitada, siis see this name ikkagi kirjutab välja, mis see name siin nagu päriselt on. Ja selle say name'iga siis me saame siin kast huvitatud asju teha, näituseks deklareerime siis muuta new person. Nüüd me juba teeme siin justkui nagu igasugust JavaScripti veidrust, et see on funktsioon, aga me kasutame seda funktsiooni justkui nagu new'ga. Ehk me tegelikult siis tekitame klassi endale. Või siis nüüd hetkel tekitame objekti, ehk siin me tegime klassi ja siin me initsialiseerime selle. Ehk see siis constructor function on selle nimi. Kui me jõuame objektide juurde, siis me räägime sellest nagu lähemalt. Ja selle sees on meil siis say name funktsioon. Võime ka proovida selle tööle panna ja vaadata, mida see kõik siis teeb. Vaatame, kas saab selle konsooli peal korra käivitada. Kus on minu inspect? Nii. Niisiis. Nüüd on siis näha, mis siis siin juhtus. Ehk siis kõigepealt tuleb siis välja meile GFG kirjutatakse välja. Kes nüüd selle välja kirjutas? Selle kirjutas välja siis see GSay name. Nii, siis tuleb meil välja siit üks undefined. Kes seda meile kirjutab? Ja seejärel veel üks sekundi pärast siis see õige väärtus. Ja see undefined siin tuleb sellest, et see peaks olema sellest, et keski midagi ei tagasta. Aga kus see nüüd tuleb täpselt siis? Proovime korvasti. See tekib kohe. GSay name ei tagastagi mitte midagi. See undefined tulebki sellest, et see say name on funktsioon, mis ei tagasta mitte midagi. Ta lihtsalt kirjutab midagi konsoolile välja, aga siis, kuna ta midagi ei tagasta, siis ta returnib undefined'i vaikimisi. Ja seejärel sekund hiljem läheb siis käima see setTimeout funktsioon, mis siis kirjutab välja this name'i, mis siis on see GFG. Kõik vastab tõele. Nii, kuidas ma siit välja saan? Niimoodi. Ehk siis bind meetod tekitab siis definitsiooni kohaselt siis uue funktsiooni ja selle funktsiooni sees, this keyword, kui seda seal kasutada, omab siis seda väärtust, mida siia bind'i sisse pannakse. On ka olemas veel call funktsioon ja
call'il on siis see vahe, et seal on siis ka veel lisaparameetrid ja vahe on siis selles, et kui te teete call'i, siis te selle funktsiooniga kohe käivitate. Ja need lisaparameetrid, mis te sinna panete, on siis väärtused sellele funktsioonile parameetriteks, mille külge te selle call'i panite. Ehk siis esimene on see this ja teine, kolmas, neljas, viies, kuues on siis vastavalt esimene, teine, kolmas parameeter sellele funktsioonile. Ja on olemas ka apply ja apply teeb täpselt seda sama asja, mis call, aga siis apply puhul te saate need väärtused mitte sinna anda siis ükshaaval, vaid anda selle kaasa massiivina ehk nagu siin see asi välja näeb. Ja see on selleks kasulik, et siis seda apply'd on mugav kasutada programmselt, sest kuna see teine parameeter siin on massiiv, siis te saate selle massiivi kuskil koodis konstrueerida või kuskil sisse lugeda või väärtustada ja siis selle funktsiooni koos kõikide oma parameetritega välja kutsuda. Körimisest me juba rääkisime natukene, et saab igasuguseid huvitavaid asju sellega teha. Ja jäämegi siinkohal seisma, ma arvan. Esimeseks või järgmiseks loenguks paras ports. Võite selle üle kõigest mõelda, mida see räägitud sai.